miks peaks tulnukaid huvitama inimene, siis see põhimõte, et miks peaks meid huvitama, ma ei tea, sipelga pesa, et see on tohutult põnev meile. Et kui ma mõtlen sipelga pesa peale ja kui me räägime just tulnukate agendast ja miks, ma ei tea, kas nad mängivad meiega või nad uurivad meid või nad tahavad õpetada meid või mis iganes on. Et see ei pruugigi olla ühtne vastus, et samamoodi nagu selle sipelga pesa äärde võib jõuda on ju sipelga uurija, kes tohutult põnevalt uurib, kirjutab üles viikusse, mis nad teevad, võib-olla võtab mõne laborisse on ju. Samamoodi võib selle sipelga pesa äärde sattuda on ju poiss, kes pissib selle sipelga pesa peale, aga sipelgate jaoks on need mõlemad tulnukad. Aga lihtsalt väga erinev käitumisviis on ju. Aga siin võib-olla ma teen ühe filosoofilise vea, et ma eeldan, et tulnukad on nagu meie. Just. ja see on klassikaline, see on üsna nii-öelda aastakümneid või pool sajandit levinud viga, eks ole, et kui me, kuulus Kanada tuumafüüsik Stanton Friedman ütles ka, et miks me ei räägi oma tagaaias tegutsevate oravatega, eks ole, et nad on huvitavad küll, aga me erilisi ponistusi ei tee, eks ole. Sipelgapesa on näide sellepärast, et sipelga kommuun ja mesilased ja nad on teised liigid ja nende organiseeritus ja teatud võimekus äratab nagu tähelepanu, eks ole. No ja siis küsimus, et kuidas, miks tulnukad peaksid meie vastu huvi tundma, eks ole. Mõtlen, et miks meie hulgas on mõned, kes lähevad õpetajaks õppima, et miks nad peaksid neid massurikuid ja tavalisi väänkaelu siis nagu kasvatama, et me ei oma korralikku ettekujutust evolutsiooni elementidest, eks ole, et ma meenutan siin Konstantin Tsiolkovskit, kes oli ju tegelikult raketiasjanduse isa, tema visandas põhiskeemi, mida mööda me oleme liikunud oma nii-öelda kosmilise arenguteel, et meist saavad paratamatult, möödapääsmatult kosmilised olendid. Need, kes tahavad rohepööret teha niiviisi, et peaporgandite hulka ja üldse kuskile mitte kaugemale, aga pääsu tähtede poole liikumisest ei ole, sellepärast, et see tundub olevat evolutsiooni nagu paratamatus, möödapääsmatus, ja seda on iseloomustatud Tsiolkovski poolt siis veelgi teravamat, kui ta ütles, et meis kõigis elab maailmaruumi tahe, et kõiksus on tegelikult sisaldab intellekti tunnuseid, et arukas, et olemasolu ei ole mitte niivõrd aine olemasolu, kuivõrd vaimu olemasolu. Ja tänase päevani ju filosoofia põhiküsimust, kumb on primaarne, kas see või teine. Ja et me avame alles oma silmi, vaadates tähtede suunas, sellepärast, et võiks öelda, et täheainest me oleme tehtud. Ja nii nagu mõni ütleb, et see kutse alg maailmaruumist elab meis kõigis ja me liigume selles suunas. Primitiivsemad ei ole seda teadvustanud, see on nagu loomsed eluvormid, aga meiesugused, mida kaugemale ja sügavamal nad süübivad nii-öelda maailmaruumi teemades, eks ole, seda põnevamaks asi muutub. Ja siis, kui me leiame, et tegemist on nagu vanemate klasside õpilastega, kellega me hakkame kokku puutuma või keda me võime avastada endi hulgas, kes sooritavad siin oma missiooni või toetavad meie varajaseni üksi üsna apraid ja naljakaid samme sinna suunas, kus nemad on juba. Ja kui on selline tasandite või evolutsioonitasandite erisus, siis sealt võib hakata otsima ka teatud vastuseid Fermi paradoksile. See on kusjuures hästi hea võrdlus, millele ma ei olegi mõelnud, see kooli võrdlus, et ütleme, tulnukas on just kui esimese klassi poisi kehas
abiturient, et ta tuleb esimesse klassi on ju, ja neile kõigile ta tundub tulnukas, sest ta on tohutult tark on. Aga kõik on nad sinna poole samast teel ise on ju. Et see ongi see, et ma ütlesin, et võib-olla ma teen filosoofilise vea, kui ma eeldan, et tulnukad on midagi meie sarnast on ju. Aga samas kõigi nagu inimese intuitsioon on, seda ei saa minu arust alahinnata on ju. Et võib-olla inimese intuitsioon on selles mõttes õige, et tulnukad ongi meie tulevikus, nad on lihtsalt, kui me võtame kas või selle jutu, et on aegruum, mis ei ole lineaarne, vaid lihtsalt ongi üks ruum, on ju, siis on olemas nagu meie 1 miljon aastat minevik või tulevikus, siis meie jaoks on samal ajal olemas, kui meie praegu siin istume, on ju. Et see on huvitav, et mis või kes need tulnukad siis on, ja teine siis versioon on see, et neid on ju tohutult palju, samal ajal nagu erinevaid, ei ole mingisugune üks liik tulnukaid, vaid neid võib olla lõputult. Et Eesti esu.